tere! Viimaks jõudsin ka mina siia. Minu nimi on Karin. Ja ma olen kodune ema, nii et kõik emad teavad, et kui sa midagi planeerid, siis põhimõtteliselt lapsed naeravad. Sest meil on hetkel selline aeg, kus härra soovib hästi palju süles olla. Tema on Joosep. Aga ma tahtsin öelda, et tere tulemast minu kanalile. Ja ma loodan, et te väga naudite neid vloge. Ja ma tahaks öelda suur aitäh kõikidele mu sõbrannadele, kes on mind reaalselt pushinud nii kaua, et ma hakkaksin lõpuks tegema seda, mida ma päriselt tahan. Mis sina teha tahad? Mis tee? Nii. Et ma olen jõudnud lõpuks siia, et ma filmingi enda esimest videot. Ja ma plaanin selle täielikult ära editida ja ma plaanin selle reaalselt ka ülesse panna. Yeah. Sest et ma tahtsin hakata selle kanaliga pihta, kui ma olin, ma arvan, 6. kuud rase äkki. Et tuleb haiglakoti video, sünnitus, kõik. Sest et mulle nii meeldis neid vloge vaadata. Ja ma ei jõudnudki selleni. Sellepärast, et raseduse aeg oli minu jaoks natukene siuke kohati nukker. Aga sellest ma räägin ükskord mingis vlogis natukene lähemalt. Ja siis, kui ma novembris alustasin, siis oli ka see, et küll mul olid iCloudiga probleeme. Küll oli GoPro akuga probleeme. Siis minu vanaisa kahjuks lahkus ja siis ma lihtsalt ei tahtnud vlogida. Ja siis juba tuli poisi haigus, mina olin haige, jõulud ja siin me oleme. Nii et aitäh, et oled jõudnud mu kanalile. Siin sa hakkadki nägema, kuidas on lapsega elu üksinda, sellepärast, et ma olen üksikema. Aga see ei tähenda, et laps tunneb puudust milleski, aga näetegi, et mis on selle võlu. Võlu on võib-olla nagu halb öelda natukene, aga et kas lapsega on raske ja kuidas meil läheb ja mis me teeme. Ja kindlasti näete igasuguseid kokkamisi, sellepärast ma armastan kokkamist. Samal ajal ma armastan nii väga süüa ning igast muid asju ka. Eks me näeme, kuhu see kanal omadega jõuab, aga aitäh, et oled jõudnud siia. Meie käisime nüüd õues ära, on ju? Me peame veel tegelikult minema. Ja me tõime ühe paki. Nii et vision board, ma tegin viimati vision boardi 2021 aasta. Ja tegelikult just siis, kui kõik, mis mul seal oli, no mitte kõik, aga väga paljud asjad, mis mul nagu seal olid, hakkasid teoks saama, otsustasin mina, et ma lähen välismaale. Ja see aasta ma mõtlesin, et tuleb võtta ennast kokku, tuleb hakata täitma enda unistusi, nagu näiteks on ka see YouTube'i kanal. Ja mõtlesin, et teen uuesti vision boardi. Väga äge. Wow. Jaa, issand kui äge, nii kvaliteetne. Ma mõtlesingi, et me elame praegu üürikorteris, et siin on üks nael ja see on magamistoas täpselt voodi vastas, et kuhu ma saan midagi riputada ja praegu on sealt Lidlist leitud Wildist advendikalender siis poisile. Et ma pole veel jõuluasju kokku pannud, sest et mu vanemate juures on kõik need kassid ja asjad. Ma olen siuke minimalist, kes ei taha väga, et igale poole midagi silma jääb, kuigi ma võin öelda, et ma olen shopahoolik. Mulle meeldivad kodusistustusasjad, aga kui mingid kastid ja asjad kuskil toanurgas vedelevad, siis sorry, ei aitäh. Nii et kui nad minulgi tulevad, siis saab need jõuluasjad kokku panna, aga võt selle asja ma riputan küll reaalselt täna ära juba. Proovime siis kuidagi. Ma nii tahaks näha, sest ma olen nii uhke, kuidas see nagu üldse välja kukkus, selle disain ja kõik. No nii, palun. Minu arust näeb üliväga.
okei. Peab alustama uuesti. Aga ma tegelen sellega siis natukene hiljem. Hakkame pisike sellest süüa tegema ja vaatame, millal me siis jälle varsti näeme. Ütleme nii, et uned tuleb vist kuidagi üle meil vaadata, sellepärast et märkasime kell 8:30 teisest päevaunest. Et teeks ta mul õues ka nii pikki unesid. Ütleks selle peale. Kus sa nüüd läksid? Kuule, kuku. Siin oled või? Aga kes süüa teeb? Ja seal on see advendikalender, mis siis Lidlist on saadud, mis läheb nüüd jõuluasjadega varsti ära. Jaa, vanaisad tulevad, viivad kõik jõuluasjad ära. Õnne. Ütlen teile ausalt, mul pole õrna aimugi, kuhu see aeg kaob. Täna on juba kolmapäev, kell on mingi 4 õhtul ja me jõudsime nüüd koju. Poiss ausalt öeldes meil magab vankris, aga väga hea, ta peabki puhkama, sest et ta sõbranna tuleb täna mängima siia tunniks ajaks. Aga mis me siis täna teinud oleme? Mänginud, siis mul käis sõbranna külas, me sõime ülihäid suitsuporgandi võileibu. Siit lähedalt Sonne kohvikus saab neid ja need on reaalselt nii head. Ja siis ma käisin kiirelt solaariumis ja igal pool on aled. Nii et mul on hetkel mingi mütsi hullus, aga mitte endale, vaid poisile. Ja ma sain sükse ülivägeva ja kõigest 3 euro eest, oli 2,50 lausa. Sükse elektrisinise mütsi. Ja siis ma leidsin talle veel sellise ägeda dressipluusi ja see maksis ainult 5 eurot, kuigi tal on riideid nii palju juba, aga minu arust laste riided on nii armsad, nii et las neid olla. Ja ootamegi, millal sõbranna külla tuleb, millal poisil uni saab magatud ja siis vaatame edasi, mis tänane õhtupooliks siis toob. Tellisin siis sushi kingist endale ühe kanaga sushi, mis mulle raseduse ajal täiega meeldis ja kurgimakid, sest et kõht on tühi, aga praegu pole aega, et süüa teha. Aga mul on tunne, et lapsed hakkavad üldse kuskil ise minema. Üks pani vahepeal siin saapad jalga, teine on vankri juures. Mul on täna reaalselt mingi väsimus, ma ei jaksa lihtsalt süüa teha. Ja ma tellisin siis Voovast laetud bataadi krõbekanaga. Ja see on ausalt väga hea. Kätte on jõudnud neljapäev. Kell on juba 1 kohe ja me hakkame õue minema. Noormees hetkel seikleb siin söögilaual, lükkab toole paika. Aga igatahes me hakkame õue minema. Mulle jõudis üks pakk automaati ja kuna see asub Omnivas ja õues, ära sinna mine, emme telefon kukub alla, on ju? Emme telefon läheb lõpuks katki. Ja kuna see automaat asub õues, nagu kõik Omnivad, siis ma kardan, et äkki siis on üks märkmik. Ma ei tea, pärast sellega juhtub midagi. Ilmselt ei juhtu, aga äkki juhtub. Parem mitte. Ja siis me võib-olla lähme vaatame korra indeksisse, sest igal pool on allahindlused ja ma olen lihtsalt sõltuvuses lasteriietest, kuigi ma peaksin tegelikult vaatama, mis tal üldse vaja on.
aga õnneks ta on vaikselt sellisesse vanusesse jõudnud, kus ta nagu ei kasva väga palju nii kiiresti. Ja ma olen niikuinii enamus riided nüüd juba ostnud 80-86 suuruses. Et see romper, mis tal seljas on reaalselt 68 suurus. Ja see nagu läheb talle veel, aga näiteks pikad tüdjukad on kõik 80, kõik uued asjad on 80, 86. No nii, ütleme nii, et ma olen peaaegu valmis. Ma ei saagi sellest ilmast hetkel aru. Päike paistab, näitas vist -3, aga feels like näitas -10. Kas sul on banaanipoiss käes või? Jah. Ja ma panen ta lihtsalt romperiga siia Lenne Merino kombesse. Ja siis meil on see Voxi Explorer kott. Ma arvan isegi, et võib-olla tal hakkab pigem palav, et külm ei tohiks hakata. Siis ma ostsin selle Merino kombe järel turult ja siis see naine, kellelt ma selle ostsin, siis ütles ka, et tal laps, kes vahepeal lihtsalt oligi, käis sellega õues, minul poiss veel ei kõnni, aga et tal oligi mingi õhuke asi siin all ja ta käis nagu ilma, et mingi sooja kott veel oleks. Et kuna me siin, kui need mega külmad ilmad olid, siis me tegelikult ei käinud nagu üldse õues. Ma lihtsalt ei julgenud, sest et ennem jõul oli poiss mul haige ka ja Joosep, paneme käitu sisse. Kuule, jah. Et siis me olime pigem tubased, et nüüd ma nagu üldse ei oska kuidagi riietada. Et võiks juba need soojemad ilmad tulla, kuigi mulle väga meeldib talv ja kõik see. Aga tahaks jah sükest, et suvel oli hea lihtne. Suvel juba mõtlesid, et äkki peaks ta üldse nagu paljalt olema või mis nagu teha, vaata. Et tegelikult igal hooajal on omad need plussid ja miinused. Et kuidas nagu panna ja teha ja mis olla ja... Jaa, kuule, kuku, kus su käsi on? Aga jah, nagu te näete, siis me oleme kohe valmis. Ma loodan, ma ise ära ei külmu, sest et mul on ainult üks, kuna ma olen siin nii... Kuna ma olen ise siin nagu peale rasedust nii palju alla võtnud, siis mul on ainult ühed lõhkised, mitte lõhkised, ühed mitte lõhkised teksad. Ja ütleme nii, et ma panin need eile õhtul pessu ja need ei ole ära kuivanud. Ja ma panin praegu lihtsalt meid Calvin Kleini retuusid, aga need ei ole ka nagu kõige paksemad sorti, aga õnneks mul on see Nike jopa, mis põhimõtteliselt on maani. Ja selle ainus miinus on see, et kuna see on nii pikk, siis ta reaalselt nagu läheb tagant nii sopaseks. Ja mulle üldse ei meeldi see. Aga mis teha? Vähemalt on sossu, ma loodan. Nii mul kui poisil, see on kõige tähtsam. Nii et väike outfit check. Ja vot sellest ma täpselt räägingi. Ja tavaliselt see on kuskil isegi siiamaani. Nii et kuigi ma tean, et see läheb uuesti mustaks, siis ma okei, päris mitte iga kord. Ei teagi enamus korrad ma lihtsalt puhastan selle ära ja lähme õue. Kas me nüüd juua jalutamast? Uues oli nii külm, et ma ostsin endale Lindexist mütsi. No tere, punanina. Kes ärkas täpselt koju jõudes? Olid sina? Joo, tšau. Tšau. Kes ärkas? Väike punanina. No nii, me oleme nüüd siin mõnda aega juba kodus olnud. Õues oli mega külm, vähemalt minu jaoks. Tunnen, kuidas mu kuuled isegi on katki. Aga poiss siin kohe lõpetab oma söömise. Siis mina omad Caesari vrappe süüa. Mõtlesin terve aja õues, et mida ma söön. Kas ma võtan Hessist kanavrappi? Sest et ma ei tea, aga see on tõesti mega hea. Või ma võtan mingi Rimmis pitsatükki, siis mõtlesin, ei, pigem mitte. Ja lõpuks otsustasingi, et ma parem teen Caesari vrappi. Läksin üssin ühe väikse tomati.
ja Caesari kastet, sest ma olen tegelikult tomatile allergiline. Oi. Jah, olen tomatile allergiline, aga ma ei tea, ma tundsin, et see võiks olla seekord selle wrapi sees. Ja kohe saab sööma hakata. Põhimõtteliselt nagu mõni klipp tagasi te nägite, et ma ostsin endale mütsi. Ma tarkpea läksin hobuse sabaga õue. No vahest mulle meeldib käia palja peaga, isegi kui on jahedam, sellepärast et see on nagu kuidagi värskendav. Ja ostsin igatahes mütsi, sest ma ei tahtnud koju tagasi tulla. Ja poisile ma ei leidnudki midagi, sest kõik, mis oli tema suuruses, tal oli kas olemas või siis ei olnud nagu minu maitse. Kuule, üks jamps on veel. Joosep, kuku. Palun. Tubli poiss. Ei olnud minu maitse või olnud tema suuruses. Ja ülejäänud asjad, mis mulle isegi oleks võinud. Ühed nunnud dressid olid. No 62 suurus. Mul ei ole midagi sellega teha. Nii et sinna seegi. Võtsime paki ja siis jalutasimegi natukene ja tulime koju ära, et süüa saada. Palun. Saame siis selle paki. Joo, mis täna tuli? Joo. Oi, nii ilus. Tahad mängida? Ma siis tellisin endale sellise märkmiku. Kuna kui mina sotsiaalmeediat ja turundust õppisin, see oli 5 aastat tagasi nüüdseks. Ja ma tunnen, et ma olen nüüd tänapäeva maailmas siis see vanur seal noorte seas. Ja siis jah, tüüpiline reklaam, mis sulle ette popib, on ju. Ja siis ma vaatasingi, et huvitav asi, et tahaks proovida, et niikuinii mul siin on teatud plaanid. Ja see asi tuleks mulle niikuinii kasuks, et miks mitte siis investeerida. Igatahes siuke ilus nunnu märkmik. Meeldib sulle? Oo, õnne, äge. Joo, äge. See sahtel vajab siis koristamist. Väike abiline ka juba tuleb. Õnne? Jaa. Nii et hakkame aga pihta. Brokkoli. Sa hakkad sööma seda täna. Kätte jõudnud on siis neljapäeva õhtu, kell on tegelikult juba 9. Aga poisi teine päevauni on lihtsalt kogu aeg nii hea, kui ta magab minu kaisus. Nii et märkasime natukene ennem 8. Nüüd ma sain meie mõlema toidud valmis. Minul on siis hakli ja kaste. Vanaisa vanaema hapukurgi ja hernastega ja poisil. Ja, mis sa sööd? Nii et sööme, oleme üleval, mängime. Tegelikult me tahaks ühe sahtli veel ära sorteerida. Ja siis peab õhtul hakkama autokooli tegema. Mis teed? Mis tegid?
Näe, mängi tuletõrjujat. Meil on kätte jõudnud reedene päev. Tegelikult me hakkame varsti juba esimest sunne minema. Täna ei ole härral just kõige parem päev. Aga ma ei teagi, mis tänane toob, sest et võib-olla me lähme pildistama. Sellepärast, et täna on ilus ilm. Või no, külm. Aga lund sajab nagu väga. Vaadake lihtsalt, nii ilus. Nii et võib-olla me lähme täna õue pildistama. Eks näis, kuidas päev hakkab kulgema. Aga me mängime natukene. Tegelikult peaks kuivad asjad kokku panema. Ja siis lähme juba tuttu. Teeme väiksed tudu, on ju? Ja. Ma lihtsalt nii kreivin selle sonnesuitsu porgandi või leiva järgi, aga ma üritan endale sisendada, et ei, Karin, sa teed ise kodus süüa. Jah. Teate mis või? Poiss ütles eile esimest korda emme. Emme. Oli nii. Ja nüüd on lõunasöögi aeg. Ja siis eile ma kasutasin viimased enda tehtud kõrvitsapüree kuubikud ära ja siis ma mõtlesin, et teeme siis uued juurde. Et siis on natukene rohkem erinevaid köögivilju tal siin lõunapürees. Et hetkel on muidu ainult porgand, oad ja siis veis, et siis kõrvits oleks nagu hea lisa sinna juurde. Onju. Kellel on täna paha tuju? Nii, vahepeal meil oli väike söögipaus, aga nüüd on 2 vormitäit kõrvitsapüreed valmis. Tuleb vaikselt hakata ennast riidesse sättima ja õue. Kell on päris palju juba. Midagi, mis kell on. Kell on 2:30. Nii, et poiss on varsti 2 tundi üleval olnud. Aga ma vist tahaks täna nii teha, et me magame teise päevane toas koos. Aga meil oleks vaja neid veisekuubikuid juurde osta. Ja siis mulle spinatit, tortilla põhju, midagi oli veel. See on see emmede mom brains, nagu nad ütlevad. Lihtsalt ei jää asjad meelde, kogu aeg peab lihtsalt üles kirjutama. Aga ma loodan, et see üks asi tuleb mul ikkagist meelde ja et oleks natukene nagu, oleks süüa ka midagi siis. Nii, meie jõudsime nüüd koju. Paneme selle soojakoti pealmise suleosa nüüd pessu ja siis lähmegi magama, et ostsin sulepesuvahendid ka. Selle sulepesuvahendiga ongi naljakas see, et iga jumala kord, kui ma olen poodi läinud, mul läheb see meelest. Aga täna kumbel oli see meeles ja me saime poes ka absoluutselt kõik, mis oli vaja. Sest tavaliselt, kui ma üles ei kirjuta, siis palju õnne mulle. Aga seekord läks hästi. Ja teemegi selle sulekoti asja ära ja siis saame juba tuttu minna. Siin tulevane videograaf. Tuli vahepeal meelde, et ma pole ju söönud ka, nii et kiired Caesari wrapid jälle. Need on nii head ja nii lihtsalt lihtsalt. Meil on vahepeal kätte jõudnud laupäev. Me lähme kohe Pärnu kontserdimajja, poisi esimesele kontserdile. Väga äge, et selliseid asju ikka korraldatakse. Ja me olemegi tegelikult juba vaikselt hakkama hiljaks jääma. No, see asub siin samas,
aga tasub natukene varem minema hakata ja mis jääaeg jälle õues on. Uskumatu lihtsalt. Nii et varsti näeme. Kus sa lähed? Kus sa lähed, kallis? No tere, meil on nüüd kätte jõudnud juba pühapäev. Kell on juba 11 läbi, me hakkame tegelikult vaikselt õue sättima. Et eile me rohkem siia ei jõudnudki. Põhimõtteliselt peale kontserti me siis tulime koju, sõime, siis tegime videokõnesid mu vanaemaga ja mu vanematega, mängisime, magasime, mängisime, sõime. Ehk siis jah, võtsime aega natukene iseenda jaoks ja nüüd me lähmegi poodi, sest et mõned asjad on kapis otsa saanud ja poisil on mähkmeid vaja. Kas sa lähed õue? Lähed õue? Jah. Tšau! Poest tagasi, poiss jäi lõpuks oma esimesse unne ja minul tuleb hakata tegelema nüüd selle mänguasja segadusega siin, et kumbki meil siin äkitselt pikali kukuks. No lihtsalt vaadake. Nii et koristame selle ära, teeme endale kiirelt tortillad ja siis lähen poen kaisu ja vaatan, äkki saan ise ka natukene puhata. Ja valmis need iludused on. Kiserkas. Kiserkas. See noormees siis magas meil 2 tundi ilusasti. Ja tuju on lihtsalt super hea. On aeg hakata kõiki mänguasju jälle laiali tassima, sellepärast et sõber tuleb külla ja siis nad saavad terve korteri pea peale keerata. Okei, ma loodan, et tegelikult nii ei ole. Ja õhtupoole me mõtlesime, teeme väikse kunstitunni. Et näitangi. Et ma mäletan 26. novembril ta tegi sellise kunstiteose. Väga artsy. Ja siis too aeg mul oli ainult üks värv, aga ema siis üllatuseks tõi meile sama brändi oranži värvi ka. Ja ma mõtlesingi, et võib-olla täna peaks siis sellele kunstiteosele väikse lisa tegema. Ja siis mul on veel need savivormid, et praegu on vist suhteliselt viimane hetk, millal üldse need käe- ja jalajäljed ära teha. Ma olen niigi hiljaks jäänud, aga vähemalt siis on olemas. Et teeme need ära ja siis jah, paneme veel riiuli pealt jõuluasjad õhtul kokku. Sest kuuse saame siis panna, kui mul vanemad tulevad kuusekastiga. Aga vähemalt siis on natukene puhtam vaatepilt. Sina sõpra ootamas, jah? Jah. Okei, ma lähen panen nüüd need Babycooli ja enda püree kuubikud soojenema ja siis saab kiirelt süüa ja siis ongi juba mänguaeg ja siis emmed saavad lobiseda. Me ei ole nii ammu näinud. Me kunagi käisimegi jalutamas siin Pärnu peal. Aga siis tulid igast haigustajad ja külm ja selline. Nii et meil on päris palju catch-upida sõbrannaga. Meil playdate on möödas ja nüüd ma mõtlesin, et teeks siis selle riiuli seal puhtaks nendest jõuluasjadest. Ja siis peale seda teeme äkki jala ja käejäljed. Ja siis me peame juba
päevaunna minema. Loodame, et see päevauni on täna ka lühike nagu teine päevauni, sellepärast, et kui eile oli niipidi, et esimene oli pikem ja teine oli väiksem, siis ta läks hästi ilusti ööunne. Muidu me ikka vahepeal mingi tund aega maadleme seal voodis. See noormees siin muudab laua asukohta. Varsti äkki hakkab juba siis kõndima. Ta on tegelikult juba peaaegu novembri keskpaigast või täpsemalt ennem seda. Novembri esimesel nädalal hakkas ta niimoodi turnima ja püsti seisma ja aga nüüd ta on juba päris pikalt seda teinud, nii et äkki varsti tulevad siis esimesed sammud ka. Liigutab siin seda lauda kogu aeg ja siis söögilaua toole ja Anja, kas äkki tule teeme, et aitame, paneme päkapikud kokku. Too see päkapik sealt ära, Joosep. Anja. Jaa. Sa oled nii armas. Vau, tubli! Ettevaatlikult. Nii tubli oled. Nii kaua seisid juba ju. Jaa. Hakkad aitama emmel põrandaid ka pesta, ja? Emme päev sul selle. Aitäh! Nii, kõik peale valgusvõrgu ja piltid on nüüd ära võetud. Riiul tuleb nüüd uuesti ümber küll sättida, aga seda teeme homme. Ja need pildid, need vahetan siis ära, kui õiges mõõsus paspartuut tellin. Ja näe, vaadake, selline oli meie 2023 aasta jõulukaart. Et me alustasime oma traditsiooni, et iga aasta saavad kõige lähedasemad endale postkaardi. Nii, see tuleb ka siit veel korda teha. Väike segadus. Hakkамegi siis nüüd jälgi tegema, et kuskil 1,5 kuud tagasi ma leidsin sellise komplekti Apollost. Mäletan, kui poiss sündis, siis ma hullult otsisin ja ma ei tea, ma ilmselt ei osanud otsida, sest ma ei leidnud. Aga siis ma leidsin ja nüüd see on meil olnud kapis, aga mõtlesingi, et täna võiks ära teha. Et nüüd ma olen küll avastanud sotsiaalmeedia kaudu veel palju teisi komplekte, aga vaatab, kõigepealt teeme ühe ära. Karbis oli siis see, ma oletan, savi või midagi. See ilmselt on siis see, kuhu najale saab püsti panna ja härra esitleb teile siis nii-öelda rullimisvahendit. Me siin vahepeal kalkuleerisime, et ikka jalg mahub ka ära. Aga nüüd, kuna pojal on unekas juba peal, siis me jätamegi selle hetkel niimoodi, pärast kirjutame Joosep 10 kuud on juurde. Nii, teine päevauni on meil tehtud, kuud on täis. Picasso jõudis ka kohale ja hakkame siis oma projekti tegema. Vau, jaa!
siis Picasso kunstteos. Koristasime juba põranda ka ära. Ja sellega me oma esimese vlogi lõpetamegi. Aitäh, et oled jõudnud siia kanalile. Eks esimene video läheb ikka aia taha, aga siit saab ainult paremaks minna, nii et näeme juba varsti. Ütle tšau. Tšau!